Eesti esipestid on jõudnud ei kuhugi mujale kui Tallinna lennujaama motherfucking lounge'i. Cheers. Feeling like $1,000,000. Head Maria ja Anna. Yeah! Tere tulemast Düsseldorfi. Kuhu me lendasime Annaga üheks nädalavahetuseks, et koos mõnusalt aega veeta ja teha, mida ikka bestid koos reisil teevad. Ma jõin kohvi, kui ma poleks pidanud ja nüüd ma ei tea, mis mu nimi on. Mul on afternoon crash. Me lähme selle torni otsa. Kui hirmus. Oi. Üks film on, kus on samasugune torn ja siis kõik kukuvad siit klaasist läbi. 10 laiki ja Maria püssi. Tere hommikust, sõbrad! Mina ja Anna lähme täna väikesele bestide reisukesele. Kell on praegu mõnusasti 9:30. Kell 12 läheb lend. Mul on olnud ilusti aega oma asjad kokku pakkida. Ma seekord otsustasin, et ma luban endal olla natukene type B reisija. Peamiselt see tähendab seda, et ma ei pesnud ära oma juukseid, mis on natukene šokeeriv. Mul on mingi 3 päeva vana sirgendus, mis siis minu jaoks tähendab, et siia on sisse tekkinud väike siuke asi. Ja ma lihtsalt, vaata, kui sa kulutad nii pikalt, et juukseid sirgeks saada, siis tundub raiskamine need pesta ära varem kui vaja. Plus mul nagu üldse polnud täna tuju, et minna pessu teha kogu rutiin. Seega ma lähen lihtsalt nii ja ostan kuivšampooni koha pealt. Oh my god, also kevade kuulutajad on mu kodus, sest valge aknalaua peal on mitu putukat. Ja ma jätan need sinna. Jah. Ühtlasi reisin ma seekord kohvriga, mille Anna mulle nii lahkelt laenas. Sest kuigi me lähme väga lühikeseks ajaks, siis ma otsustasin, et teate, mis seekord ma ei viitsi seljas kanda kogu oma elamist. Lähme kohvriga, nagu normaalsed inimesed. Nii et ma just panengi selle praegu kokku ja kaalun üle, sest ma natuke olen type A. Nagu jah, mul on vedelikud kotis juba Tallinnas, kui tegelikult ei pea. Jah. Mingisugune meelerahu peab inimesel olema. Also ma käisin eile treeneriga trennis ja mu jalad on nii valusad. Ma praegu aeglaselt liigutama ennast, sest mul kõik reied nagu põlevad. Mul nagu on kohver pool tühi, sest mul reaalselt ei ole midagi eriti nagu võtta. Nii. Okei. See tundub väga kerge. See kindlasti ei ole raskem kui 8 kilo. Ei tee haiget ülekaaluda. Kui ma panen list kohvri kaalule, siis ta nagu ei näita, et oleks midagi seega. Ma kaalun ennast. Ja nüüd 6 kilo. Väga hea. Lehvita niimoodi hästi Boschi näoga sealt. Oh, Miss Posh läheb Airport Lounge'i. Yes. No nii, sinu lemmikud Eesti esipestid on jõudnud ei kuhugi mujale kui Tallinna lennujaama motherfucking lounge'i. Cheers. Cheers. On väga hea kõlk, sorry. Ma tean need lounge'i klaasid, vaata, mis kõlisevad kohe. Loomulikult õunamahl on vokaalis. Ja põhjus, miks me üldse siin lounge'is oleme, no te teate mind või võib-olla te ei tea, ma pole kunagi varem elus kuskil lennujaama mingis fancy's lounge'is on feeling very fancy. Ja me lendame täna Annaga Düsseldorfi. Ma pole mitte kunagi Saksamaal ega siis obviously mitte ka Düsseldorfis käinud ja see video tegelikult valmib koostöös Eurowings lennufirmaga, kellega me täna siis sinna ka lendame ja armas Tallinna lennujaam kutsus meid oma lounge'i ka. Feeling like $1,000,000 ausalt öeldes. Mis toitu lounge'is me võtsime loomulikult croissant. Vaata, ma olen nii type A, ma pean alati kuulama teate, et äkki on Maria ja Anna, keda hüütakse. Sest ükskord, kui me Taisse lendasime, siis oli mingi palun reisijad Maria Rannaväli ja Anna Kriger, tulge. Mäletad? Nii et always gotta keep an ear. Jah, nii et alati tuleb kõrv teravana hoida. Ja Eurowingsiga saab lisaks Düsseldorfile Tallinnast ka näiteks Prahasse, kus, kes mäletavad, ma tegelikult olen käinud. Ma isegi tegin vlogi sellest, aga Düsseldorf on meie jaoks esmakordne ja üleüldse Saksamaa, nii et me oleme väga elavil. Meil tuleb siuke väike bestie girlies reis. Ja teate, kui te küsite mult, kuidas ma ennast praegu tunnen, siis ma ütleksin, et hästi. Aga kui te küsite, et Maria, kuidas sa tegelikult ennast tunned, siis ma vastaksin teile, et ma tunnen ennast parimas mõttes nagu eurosaadik, kes istub lounge'is, kes hakkab kohe minema tööreisil, aga nagu heas mõttes, vaata, vibe on väga hea. Kuidas siis Besti tunneb ennast lounge'is ja üldse reisi eel?
Mina tunnen ennast väga hästi, Saksamaa on minu jaoks tuttav koht, nii et ma olen seal mitmeid kordi käinud, olen Elevil, et tagasi minna ja... Mis sa seal oled teinud? Mul elavad sugulased Saksamaal. Sul elavad sugulased Saksamaal? You didn't know. Saksamaal? Mul on saksapärane perekonnanimi, kallikene. Nojah, aga ma ei teadnud, et nad elavad sul reaalselt Saksamaal. No, need on... Ja... Sa pole viimased, nii kui oleme sõbrad käinud, sa pole kordagi käinud seal? Minu kaitseks. See on küll muidu on piinlik. Ma käisin täpselt 1 aasta enne seda, kui me saime tuttavaks. Aga siis me ei käinud nendal külas, siis me käisime lihtsalt mingisugustes... Siis me käisime Hamburgis perega. Aga seal ma käisin jah, nagu ikka mõnda aega tagasi. Ma mäletan, et ma terve see reis lugesin videoviku raamatut ja kujutsin ette, et Edward tuleb mind ära sööma. See on not one original experience. Absoluutselt mitte. Nii et jaa, ma loodan, et tuleb väga... Jah, ma väga ootan seda. Tšekime terrassi ka siis juba. Kui mõnus õues reaalselt, mul pole jakki vaja. Vaata, eestlane unistab sellest hetkest, kui õues pole jakki vaja. Ütle, et sa oled Taipei ilma, et sa seda ütleksid, et mul tuli suur teada caps lockiga lennuk. Me jõudsime kohale ja mida ma pean nägema? Skytrain. Ja nüüd me lähme vaatame, aga oi, kuidas ma loodan, et see on Skytrain, millega me saame sõita. Nagu kas see on see õhutramm, millest EKRE rääkis meie videos. Kui siis ma olen väga elevil. Me jõudsime vist õigesse kohta, aga siin pole ühtegi inimest. Oota, nüüd on kõik, sul on küsib, kuhu poole läheb. No? Oh my god, ja see on alati see kõige hullem, ja? Jah, alati... Aga seal peaks olema kirjas 2, on ja? Aga miks see ongi mingi... Kuule, seal on mingi rong, Anna. Seal on, vaata, seisab. Ei, aga see ei ole, mis see on. See ei ole meie oma, või? Ma ei näe, või kuhu see läheb. Oota, mul oli 2... Leverkusen mitte on seal kirjas. Jaa, mingi Leverkusen on jah. See on jah 2 pimedat. Kumbki ei näe kaugele, vaata. Aga raaliga. Seepärast on nii vaikne, et kõik on juba rongis, noh. Ta läheb alles 3 minuti pärast, meil on aega. Aga me peame pilet kasvama too. Oih, nii, me jõudsime rongi ja nagu te näete, me ei ole taevas hetkel. Küll aga ei ole välistatud, et me nüüd lähme taevasse. Aga võib-olla see S tähendas lihtsalt, et on trein. Äkki saksa keeles on trein ja mingi srein või midagi? Ma mõtlesin, et sa ütled, et me sureme ära, et me läheme taevas. Ei, et... Just a question. Do you speak Swedish right now? No, Estonian, but quite close. Close but completely different actually. Ma googlesin, et siin ikkagi on Skytrain ja me tulime sildi järgi. See peaks olema Skytrain, aga see ei ole. Me oleme maas, nagu te näete. Me oleme täiesti maapinnal kahjuks. Aga ma tahaks sõita sellega, mis on nagu taevas. Ja ühtlasi iga kord ma saan nagu reisides aru, kui eestlane ma olen. See kõige võõras muga tuleb rääkima, nagu ma eeldan, et sul on mingi terviserike, et sa muga räägid. Ma eeldan, et sul on vaja mu abi, et see on ainus põhjus. Ja see on juba teine kord. Lennujaamas ja nüüd siin rongis on keegi mingi, mis te teete? Ja siis ma iga kord mingi, lennujaamas nii kutki siis. Kas te olete vloggerid? Jah. Teete travel vlogge, jah. Kus te kõik travelite? Ma nagu, no, not travel vlogger per se, on jah. Ma teen poliitika. Ja siis ta oli mingi, what do you vlog about? Ja ma olen nagu, I don't know. Ma rest ütlesin, I don't know, my life and also politics. No nii, me jõudsime kohale ja ma pean kahetsusega teatama, et me ei sõitnud taevas. Aga pole hullu. Äkki see on veel võimalik. Oh my god. Nice! Me ei saa kaisutada. That's so sad. Oh my god, aga nice. Oh my god, siin on kook, Anna. Meil on väike kook. Siin on kiri! I repeat, siin on kiri. Nii. Head Maria ja Anna. Yeah! Tatsas! Tere tulemast Düsseldorfi! Soovime teile mõnusat siin viibimist ja loodetavasti kogete palju positiivseid meeldejäävaid hetki. Heade soovidega Triin Seeder, vastuvõttejuht Radisson Blumid ja Haber. Aitäh sulle, Triin. Ja vaadake, meil on osa koogikene meile. Man. Ja Fritz koolad. Yummy! See tuba on nii suur ka. See on ülilavli. Ruumikas. Ja alati linnareisil on see, et kui sul on hea hotell, siin on ka saun ja mingi wellness vibe, vaata. Ma tahan ju siia jääda. No, et ei viitsi minna linna, et tahan siia jääda. Ja milline kaunis vaade. Oh my god.
Suurepärane. Lihtsalt suurepärane. Neiud on jõudnud tankima. Kõhud on juba kriitiliselt tühjad ometigi. Ma pidin ehitama pudipõlle omale. Head isu too. Head isu sullegi. Aitäh, sõber. Aitäh. Palun. Palun. Väga ilus. Hello. Oh. Welcome to my city. Welcome. I don't know yet what to tell about my city. My English very good, very nice. Tomorrow tell more. Goodbye. Nüüd läheb muusika. Ma ei tea, kui hästi te kuulate mind, aga Düsseldorfis on väga tuntud, mis on siis nagu Jaapani kvartal. Ja siis loomulikult me pidime tulema matchat võtma ja siis siin on mingi kohvik, kus muidu on normaalsed lauad, aga kõik lauad olid võetud ja siis siin on siuke extra seating. Me ei lugenud kuskilt välja, et see on lastele, aga võib-olla see on. Oh my god, sinu oma. See on laud. See on laud. Aga lastelaud ei olnud jällegi kirjas, nii et ma ei tea, filmi mind, vaata, sul on ka näha, et põlved on põhimõtteliselt lõua all. No, sul on nagu eriti hea. Ma lähen välja nagu hiiglane. Aga ootame matchat. Cheers. Maitse. Hea või? Jaa. Üli hea, siin on ka midagi magusat natuke sees. Inimesed. Tere hommikust, Düsseldorf. Selline imeline aktsent mul on. Tere hommikust, Anna Krieger. Millise kaunid uued sokid teil on, nagu ka minulgi. Eile ossime nii nunnud sokikesed endale. Ja kell on juba 11, mis tähendab, et on aeg panna ennast päevaks valmis. Siin on suurepärane nurk, kus ma saan... See on vloggeritele loodud vannituba. Viimane asi, mis te vist nägite, oli see, kuidas eile ma olin trammi peal hüsteerias, sest mul oli nii rõõmus, et ma sain istuda pingi peale. Peale seda me tulime koju siin, oota, kas ma mainisin, et siin hotellis on saun? Aga ühesõnaga siin on saun, me ostsime omale isegi ujumisriided, sest me ei taibanud võtta kaasa. Siis meil oli õhtule saunakene, see oli väga tore. Jäime magama, kuigi kuidas ma ütlen teile, et öö oli tormiline. Nagu reisides ikka esimene öö mõnikord on lihtsalt rahutum kui järgmised. Esmamuljed Düsseldorfi kohta on järgnevad, kuna öösel ma olin üleval pikalt. Mul oli kaua aega mõelda. See on suht obvious, et ütleme Saksamaalt. Kui nagu inimene reisib Saksamaale, siis tõenäoliselt Düsseldorf ei ole esimene koht, kuhu ta tuleb. Ja ma tunnen, et võrreldes ongi mingite suurlinnadega, siin on nagu palju inimlikum ringi käia, sest sul ei ole nagu inimesi nii palju igal pool. Kuigi mina ja Anna suudame rahvamassid leida igalt poolt üles, eile me läksime Uniklasse. Kui kuskil mujal ei ole rahvast, siis shoppingu tänaval siiski natukene oli. Ja siis sul on nagu kombo sellisest parkidest, siis seal oli mingi murusein on ju. Ja siis sul on nagu vahepeal sellised ülifuturistlikud hooned. Ehk nagu linnapilt on siuke väga huvitav kombo, mida ma ei olegi varem näinud. Ma tulen teie juurde tagasi, kui loodetavasti ma olen saanud tankida kuskil ennast natukene. I'll be back. Mul oli sama. Ja nii me oleme otsustanud šokeerida oma süsteemi hommikul sellega, et me lähme selle torni otsa. See on siis mingi teletorni sarnane.
ja fun fact on see, et me mõlemad kardame väga tugevalt kõrgust. Tõesti. Üks eluaegselt, teine hiljuti. Jah. Aga samas võib-olla saame hea vaate linnale. No jah, ja... Stay positive. No täpselt. Kuulge, aga selle torniga küll, et mida lähemale tuled, seda nagu õudsamaks see kuidagi muutub. Mul on see gigantofoobia. See pole päris sõna. Ei, megalofoobia on see vist. Ühesõnaga, sa kardad väga suuri ehitisi või kujusid või väga suuri asju. Ja nagu kaugelt tundus üli chill. No kaamerast tundub ka chill, aga kuidagi siit alt vaadates tundub hull. Kas me ikka julgeme või? Ma arvan. Ma nagu esikusse vaatama. Esikusse. Mõtle, seal lähevad props kõrvad. Ei, kui hirmus on alt vaadata. Mul hakkab... Ära vaata siis. Kui hirmus. Kas olete Tallinnas teletornis käinud? Ja, aga ma arvan, et see on palju lühem. Also, kas te ka keegi kunagi arvasite, et teletupsud elavad teletornis või? Mul tuli praegu meelde. Sa arvasid või? Jaa, ja mu vanemad minu meelest toetasid seda teooriat. Ma arvasin reaalselt kuni mingi 10-aastaseni, et nad elavad seal meie teletornis. Et aga samas see, ma näen täiesti su loogikat, nii et on ju. Ma mõistan, aga mul hakkab pea ringi keema, kui ma alt vaatan. Okei, näe, vaata, Maria inimesed lähevad käruga sinna. Ja mõtle, beebid lähevad. Ja alati, kui ma kardan midagi, ma olen mingi... Vaata, Maria, väiksed lapsed lähevad ja nad ei karda. Aga ma olen, kui nad ei oska karta surma. Okei, ma sain teada, et see on lühem kui Tallinna teletorn. Nii et... See on 240, on ju? Jah. Tallinn oli 314 või? Jah, seega ma olen nüüd rahulikum. Oi, ei, ma ei saa vaadata seda asja siia. Ei. Oi. Ma ei mõelnud üldse, kui ma lihtsalt nagu lähme, käime. Oi. Nii mina julges sõna välja minna. Oi, praegu ei ole hea aeg meenutada seda ühte filmi. Üks film on, aga seal oli palju hirmsam, kus on samasugune torn ja siis kõik kukuvad siit klaasist läbi. Ja nüüd sa räägid, kui me oleme teletorni tipus ja taha, kuidas kõik kukkusid klaasidest välja. Aga ei, sorry, see on see. Mis see kuulus film on, kus juhtuvad hästi imelikud asjad? Valepööre. Jaa, valepööre on see vist. Ei, valepööre on seal metsas, kus nad on need tornid. Mingi film on veel, kus nad kukuvad siit tornist alla. Aga mitte siit tornist. Seal oli nii, et oli põrand, oli klaas. Aga vaata, siin on suht chill. Lähme tšekkama, Anna. 2 kõrguse kartjat. Mine Piilu, sina. Miks mina? Mine sina. Nooremad enne. Mul on paha olla natuke. Siit nagu niimoodi vaadata chill, aga... No mine. Ära lükka mind. Oota, ma lähen omast tempa. Vaadatud, ma vaatasin ära. Mine vaata saan nüüd. Võime minna. Siit alla saamise järjekord on nii pikk, et kui sa tahad alla minna, mulle tundub, et sa pead mingi 10 minta vähemalt ootama. Kui ma ütlen teile, et kõrval mingid lapsed full toetasid ennast nagu, no see on täitsa kaldu, on ju. Full all lamavad siin. Ma vaatan null survival instinktina. Ma olen väga uhke, et me seal ikkagi käisime. See oli meist küll suur julgustükk meil sinuga. Suurepärane. Oota, see ongi see, et alusta päeva julgustükiga ja päev ongi parem. Noh, see on tänane quote. See on mu tänane tsitaat teile, sõbrad. Kohe kurku selle. No jah, see oli nii ikooniline. Jah, tõesti. Tõde ajab köhima. Ütles suursaadik Maria Rand. Ma tellisin kogemata maailma kõige magusama joogi, siis mul tuli meelde, et ma kunagi ainult jõingi sihukest asju. Ja ma ei saa aru, kuidas. Starbucks chocolate frappuccino with extra sugar shaken, please. Oh my god. Yes. Nii ma tõstan meile väikselt. Jam. Nii elevil. Ma pole kunagi oma elus just nii elevil toidu üle olnud. Päriselt. Mul on kõht nii tühi, ma ei saa aru, mis on jumal. Crazy. Ma tulen nagu nukumajas, ma mängin nukkudega. Reaalselt. Wow. See sulab suus. Mida sa just ütlesid? Et ma ei filmi sind. Kui kodus me oleme tublid, me sööme puhtalt ja me ei lähe high protein sildikese õnge, siis välismaal ma lähen. Midagi on head selle juures, et nagu ma ei träki siin mingit valku, mitte midagi. Me saame sushit, seal props, enamus on riis.
ma saan minna südamerahuga magama. Teades, et lisaks paljule sitale, mis siin pudinguses tõenäoliselt on, ma saan 20 grammi valku. Filmi close up. Siin oli näha kõike. Very good. Lähemale. Choco, high protein, pudding, high protein. Mul on nüüd väga piinlik kõikide inimestest, kes seisavad siin peatuses. Ja mis siis on? And then 2 bananas. Banani. Tee nüüd minust. Hea edit. Ma näitan teile enda tervislikku dieeti. Kuidas olla selline loll inimene nagu mina? Söö. Pudi. Ja siis veel otsa. Aha, lõid. Ma nüüd. Pudi. Ja siis. Toni chocoloni. Ja me ei ole purjus, me ei ole joonud mitte ühtegi lauks, nii et ärge arvake mitte midagi halba. Aga see oli hea tervislik kombo, tõesti šoks ja siis šokopuding. No ma ei söö neid korraga. Ma söön Sa sööd 11 järel. Võib-olla 9. Suurepärane. Aga kui ma veel naeran, siis ma lasen püksi. Nii et nüüd on tõsine. 10 laiki ja Marie püksi. Vaadake, milline kaunis. Tegelikult 2 vikerkaart. Lihtsalt suurepäraselt kaunis. Me oleme nüüd tagasi toas peale õhtusööki. Käisime jälle saunas. See, et siin on saun, on nagu nii paganama mõnus. Sa saad nagu linnareisil ka siukse mini nagu spa kogemuse, mis on väga meeldiv. Mis me siis täna õppisime? Tähendab, ei õppinud midagi, aga soetasime. Jah. Eellugu on järgnev. Kunagi ma olin väga impulsiivne shoppaja. Ma tõesti ostsin igasugust paska kokku. Ja ma ei ütle, et ma täna olen perfektne. Aga, ja Anna, sa ju kinnitaksid seda. Aga ma ostan nagu 99% asju ainult praktilise vajaduse järgi. Ma nagu väga harva ostan midagi lihtsalt, sest nagu tahaks. Ja isegi siis seal on mingi praktiline vajadus. Loo point on see, et ma ostsin omale koti. Me käisime Furla poes. Vaadake, siin on Dustbagi väike sneak peek. Ma leidsin endale sellise armsa iluduse. Minu rohelist värvi, see on nende nagu siuke signatuur, mis ma siis nimetan selle kohta, siuke junn. Ja siis on kotikene. Kas see on kõige praktilisem kott? Ei, aga kas ma tunnen ennast väga kantilt, kui ma käin see niimoodi käes ja lähen õhtusöögile või sünnipäevale või tahan lihtsalt välja näha hea? Jah. Me reaalselt olime seal poes, mis tundus nagu 100 aastat ja kaalusime ikka, kas ikka see on kõige parem ja kas see ikka sobib kõigega ja mida ma nagu täpselt siit soovin. Ja ma sain täpselt selle, mis ma soovisin. Kuule, hakkabki Eurovisioon vist praegu. Paneme selle teleka tööle, meil on siin nii suur telekas. Minu lemmik osa Eurovisioonist, no ma ei ole nagu top fan, sest mõtlesin, ma nagu vaatan ikkagi iga aasta, aga isegi mitte lõpuni iga kord. Aga minu lemmik osa on lugeda laulude tõlkeid. Seda me kahjuks täna ei näe, aga vähemalt kogu show on inglise keeles. Another day, another dollar. Another day in paradise. Anna vaatas ilma ja ütles, et täna ei saja. Seega ma järeldasin, et me ei võta vihmavarjused ja me tuleme õue. Arvake ära, sajab. Ja this bitch võttis umbrella. Ja mul pole. Ma ei võtnud seda välja. Mul on elements are getting to me. The elements of nature. Tead, nendes survival showdes öeldakse, et nagu the elements. Ehk siis, kui sajab vihma või on väga külm või midagi. Kui eile, kes see võitis? Bulgaaria? Oli on, jah? Kui eile Bulgaaria Eurovisiooni võitis, siis mina juba magasin. Oi, kui magusad tund. Oodake, keegi tuleb, mul on piinlik. Ja nüüd on meie viimane päev Düsseldorfis, mis tähendab, et me lähme Jaapani aeda. Me lähme parki, nautima loodust ja vihma, mille käes ma olen, sest mulle ei öeldud, et pidi võtma kaasa vihmavari. We're going on a trip on our favorite rocket ship. Cookie chip. Cookie crispy. Kõige hullemat see ongi meie huumor. Kuidas sa seletad kedagi? Mis asjad sulle nalja pakuvad? Cookie crispy. Me oleme tagasi väga madalate toolidega matša kohas, aga nüüd kõrgetel toolidel. Natuke kõrgemad toolid. Mis sa arvad, Anna, sellest, et öeldakse, et me kõik valetame endale, et meile maitseb matša? Nagu mulle kunagi vist ka ei maitseb, aga see on see maitseb nagu roheline tee minu jaoks. Kas sa oled tiim kujutame ette või tiim nad pole head matšat saanud? Mina olen tiim, nad pole head matšat saanud. Sellepärast, et nagu halva ja hea matša erinevus on nii suurt.
nagu halva ja hea kohvi erinevus on suur, aga halva ja hea matcha erinevus on mäekõrgune minu meelest. Või noh, halb matcha maitseb lihtsalt nagu piim sita maitsega. Reaalselt. Kohviks on nagu mingid siuksed sufleed või suflee võileivad. Ja ma nägin, kuidas kõrvallauad sõid ja ma olin nagu, ma pean proovima. Hea või? Ongi. See on nagu crema di fragola, see on nagu kõige õhulisem pannkaak. Ta ei ole nagu liiga magus üldse. See on nii palju parem, kui ma arvasin nagu kogu see asi. Tšaure omad on Wow. Me tahtsime osta matchat ja siis me tulime mingisse kohvikusse ja nagu ma oleks pidanud teadma, kui seal oli mingi 6 erinevat nagu noh, a la, et need on same, aga vaata veits. hästi väike nagu... Veits erinev. Mehed ei saaks aru. Ja siis ma olen mingi, ma olen spetsialist, ma ostan ceremonial grade, võtan esimese suvalise purgi kätte, kus on pealkirjas ceremonial, olen mingi yes, ja siis teenindaja on mingi... Te ei teata, mis te võtate kas te ikka teate, et need kõik on nagu suht erinevad, mis me siin müüme ja ma olen nagu... siis sa võtta ceremonial grade, please. 25 eurot olen nagu okei, on ju. Mina muidugi loll, ostan esimesena ära ja siis Anna hakkab lähemalt vaatama. Isse mees on mingi aadse ceremonial, et me kasutame ise seda fine matchat, mis on poolodavam ja nagu väga hea. Ja siis ma loen, et minu peal on kirjas üldse latte ja pastries, ehk ma ostsin vist selle, millega tehakse küpsetisi. Anna oma peal on kirjas matcha latte. Mul on mingi kabuuse blend. Kabuki brush, noh. No GG. Nii et no see on lihtsalt suurepärane, et loomulikult ma olen see loll ostleja. Ma kõnnin sisse nagu muidugi ma saan aru, millest te räägite. Ja ma unustasin mainida, et Anna purk maksis 16 euri, minu oma maksis 25. Ma tulin koju, ma tegin selle purgi lahti, see lõhnas nagu kala. Ja ma olin nagu äkki lõhna on petlik? Ei, see maitses ka nagu kala. Nagu nii halb, et ma ei joo seda. Ja muidugi Anna oma oli ülimaitsev. See on veetee. Kuidas on hevan eesti keeles? Paradiis. Paradiisi. Me tulime parki, sellepärast, et siin on kõik poed pühapäeval kinni. Absoluutselt kõik. Ja et väidetavalt Saksamaal ongi nii. Nii et meil ei jäänud muud üle, kui tulla parki ja vaadates sinna. Mulle tundub, et kõik turistid on pargis, Anna. Update, need polnud turistid. See oli seda sorti laste sünnipäev, kus sul on mingi kostüümis entertainer ja kõigil on väga lõbus. Siin on endiselt väga vähe inimesi. Shoppingut ei saanud teha, aga vähemalt muuseum on lahti ja nüüd me tulime su nägu halb. No, ja sellepärast võetakse kirskutšer. Ei, kutšen, vabandust. Milline pikk kirss. Kas te teate seda momenti reisil, kui sa lihtsalt annad alla kõikidele oma impulssidele ja sel hetkel, kui sa lihtsalt peaksid jooma ühe klaasi vett, jood sa veel ühe kohvi ja veel midagi magusat, peale mida sul tuleb kõige suurem crash, mida sa elus oled tundnud, see olen mina järgmistes klippides. Ma olen kohal, aga mind tegelikult ei ole kodus nagu. Mul peab pea ringi nüüd. Oota korra, oota. Väga hea kõik. Räägi. Mida sa naera? Ei, ma näitan sulle pärast. Postkaardid. Need ju meil on... Mis siin veel panevad on? Kas leidsid suveniirid? Meie seenäraabits või? Kui te mõtlete, miks ma nii väelikult käitun, siis seepärast, et ma jõin kohvi, kui ma poleks pidanud ja nüüd ma ei tea, mis mu nimi on. Draw me like one of your French girls. Ta on elust nii väsinud, mul on tunne. Ma kohe, miks ma pidin seda kohvi jooma? Nüüd mul on paradoksaalselt nii väsinud olla. Mul on afternoon crash. Väga hea. Aeg süüa. Peale uinakut hotellis oleme jõudnud õhtusöögile. Seekord raamenit sööma. On ju hea. Väga hea, aga mida mu silmad peavad nägema seeni. Anna mulle siis. Critical.
Critical mushroom alert. No nii, sõbrad, õhtuseks söödud, meie viimane õhtu hakkab jõudma lõpule ja olime meie siin just kreemitamas oma käsi, kui arvutasime välja, et me peame ärkama homme kell 3:40. Aga milleks üldse magama minna? Milleks üldse magama minna, sest kell 4 on hommik, kell 3 on öö. Jah, nii on. Nagu miks, kell on praegu 10:30. Oh my god! Aga noh, ei, reis on väga tore olnud. Lihtsalt koju minek peab toimuma nii varasel hommikutunnil. Aga pole hullu, meil on hommikuks proteiinipudingud lined up, mida me saame süüa. Aga mis me söömast siin siis või? No peab siin ära sööma, seepärast ma paningi 3:40 ära otsa. Ja kohvrid on ka juba põhimõtteliselt pakitud. Nii et ma hakkaks ütlema näeme teiega hommikul, aga mul pole hommikul teiega rääkimiseks aega, näeme teiega võib-olla lennujaamas, võib-olla enam mitte kunagi, võib-olla kodus, saate teada mõne hetke pärast. Ma hakkasin ütlema vaata, et noh, te näita mind põhimõtteliselt kohe, aga et me peame veel magama terve öö. Me ärkame ka mõne hetke pärast. Bye. No nii, sõbrad, ma ei jõudnudki too järgmine hommik kunagi vlogimiseni, sellepärast et see hommikul kell 3:30 ärkamine is not for the week. Me olime nii läbi, aga milline vahva reis, meil oli nii tore, seda vlogi kokku panna oli nii tore. Suured tänud veel kord Eurowingsile ja Tallinna lennujaamale, et nad meid sellele vahvale reisile saatsid ja aitäh sulle, et sa vaatasid seda. Ma loodan, et sul oli vahva. Ja näeme teiega juba vähem kui nädala pärast tegelikult ja arvake ära, mis on järgmiseks videoks. Järgmine video on loomulikult Kroonika meelelahutusauhindade vlog. Nii et pange end valmis ja näeme teiega juba siis. Tšau!